tere! Nagu näete, on meil paigaldatud aurutõkke ja metallist karkass, mida täidame kivivillaplaatidega. See on konstruktsioon, mille külge keerame hiljem kinni ka kipskartongplaadid. Nagu näete, selle konstruktsiooni kõrgus vastab konstruktsiooni paigaldatava isolatsiooni paksusele. Nii tekitame kolmanda soojustuskihi. Tuleb meeles pidada, et see soojustuskiht peab olema vähemalt 3 korda õhem kui aurutõkkest väljapoole jääva soojusisolatsiooni kihi paksus. Kui seda vahet ei soojustata, võib seda ruumi kasutada elektrijuhtmete vedamiseks ja pärast kipskartongplaatide paigaldust, näiteks kui soovitakse paigaldada valgustust, ei rikutaks tööde käigus aurutõkke kihti. On väga oluline, et see ei oleks kahjustatud. Konstruktsioon on paigaldatud. Siin on CD-profiilid, mille külge keerame kipskartongplaadi ja siin on perimeetri profiil. Enne paigaldamist on väga oluline kleepida vahepealne riba perimeetri profiilile. See on kleeplint. Kleebime selle profiilile ja seejärel kinnitame seinale. Nii saab konstruktsioon lisaisolatsiooni. Enne kipskartongplaatide paigaldust tuleb teha veel midagi. Kuna keerasime profiilihoidjad talade külge, rikkusime puukruvidega aurutõkke hermeetilisuse. Kuna aurutõkke on kahjustunud, tuleb rikutud kohad tihendada. Selleks võtame uuesti alumiiniumiga kleeplindi. Lõikame lindist tüki. Ja liimime selle sinna, kuhu on kinnitatud profiilihoidjad. Nii tagame kogu aurutõkke hermeetilisuse. Õige pikkusega alumiiniumist kleeplint kleebitakse puutaladele kinnitatud toetuste peale. Nii tagame aurutõkke hermeetilisuse, mida võidakse kahjustada toetuste kinnitamise ajal. Kleeplint peab jääma aurutõkkele korralikult kinni. Järgnevalt paigaldame kipskartongplaate. Kipskartongplaadid surume karkassile ja keerame kruvidega metallprofiilidele kinni. Samamoodi paigaldame ka ülejäänud plaadid.